Like, subscribe and comment. Neile, kes ei tea, siis see on nüüd Vol 2. Kes me juba alustasime. Jah, me juba alustasime. Et me filmisime ühe episoodi ja tuli teatud põhjustel teha uus. Ja nüüd ma teen siis Oleksile korraliku intro ka ja Oleksi tuli enda introga. Oleksi on müügijuht ja partner Southwestern Family of Companies. Ta alustas oma karjääri Ameerika Ühendriikides Southwestern Advantage programmis, kus müüs raamatuid ukselt uksele ilma eelneva müügikogemuseta. Just seal teenis ta oma esimese kapitali, mille ta suunas hiljem investeerimisse. Oma esimesel müügisuvel ei saanud ta esimest klienti enne 9. päeva, vastab tõele. Yeah. Selleks hetkeks olid enam kui 400 Euroopa tudengit juba ees. Müügiperioodi viimaseks päevaks tõusis ta aga üldarvestuses 7. kohale, olles 1200 esmakordse müüja seas üle maailma top 5 hulgas. 5%, sorry. Keskmine müüja võidab ühe eksklusiivse auhinna reisi. Mida? Ei, ma räägin nendega. 2 aasta jooksul, kuid Oleksi on 10 aastaga võitnud 16 sellist reisi. Ta on juhendanud üle 100 esmakordse müüja, juhtinud mitmeid tipptasemel meeskondi ning 2023 aastal juhendas Euroopa number 1 meeskonda rohkem kui 150 meeskonna seas. Samal aastal genereeris tema organisatsioon kvartalis ligi $2 miljonit käivet. Ka Eestis proovis ta huvi pärast ukselt uksele müüki ning püstitas rekordi, müües vähem kui 100 päevaga üle 1000 toote. Alates 2021 aastast hoiab ta ettevõttes G4S müügirekordit. Oh my god! Investeerimisega alustas ta juba ülikooli ajal ning rajas varakult ka oma varahaldusettevõtte. Esimesel suvel teenitud raha investeeris ta peamiselt iseendasse. Näiteks sõitis TalTechist taksoga ja nautis tudengi elu. Ma käisin ülikooli ja tagasi taksoga. Pärast esimest suve või? Ja. No, ma käisin taksos, vaata. Paid nii palju klotsi tasku või? Oli okei suvi. Ta sõitis taksoga, kuid just see andis talle väärtusliku kogemuse rahast ja selle juhtimisest. Alates teisest suvest hakkas ta raha teadlikult kõrvale panema ning enne bakalaureuse kraadi lõpetamist oli ta üles ehitanud 6-kohalise investeerimisportfelli, mis koosnes aktsiatest, laenudest, kinnisvarast, osalusest ja idufirmadest. Oleksi Krasnopeer. Volli, tere, aitäh. Tere. Kui sa käid nagu koolides esinemas, siis sa terve selle loed iga kord, või keegi loeb nagu sulle või? Ei, see on kui mingi event. Näiteks, kuna ma olen Alumni Junior Achievement on siis selline organisatsioon, kus nad teevad õpilasfirmasid. Okay. Ma olen kunagi ise õpilasfirma teinud. Ja siis meil läks hästi ja... Mis see õpilasfirma oli? Õpilasfirma nimi oli Dance Trial kusjuures. Et meil oli tantsufirma. Tantsufirma? Ja, et ma ei oska tantsida, aga mul oli klassivend, kes tantsis hästi ja praegu see on tema siis põhitöö ja äri. Ja veel üks tüüp, kes siis oli matas hea, ta tegi kõike, mis oli seatud finantsiga ja ma tegin turundust ja me kolmekesi rekruutisime meie koolist lapsi. Siis me pakkusime tantsutrenne. Oota, kus sa koolis käisid? Tallinna Linnamäe Vene Lütseum. Tallinna? Linnamäe Vene Lütseum. Linnamäe Vene Lütseum. Siis ma käisin seal, see oli põhikooli lõpp, kui ma koolisin Eestisse ja Ukrainast ja lõpetasin keskkooli ka seal. Anyway, aga me tegime õpilasfirmat, meil läks hästi, me olime finaalis ja siis nüüd mind vahepeal kutsutakse rääkima mingi evendil või žüriisse näiteks ja siis nad tavaliselt teevad intro, kui on mingi osa, mida ma pean tegema. See on üks neist oli, aga ma ei ole niimoodi kunagi istunud
et see inimene niimoodi emotsiooniga loeb seda kõva häälega välja, et aitäh, kõva kogemus oli. mul oli enda intro ka, ma võin korra vaadata ja siis me saame rääkima hakata. Siin Oleksii Krasnoperov, lühike kokkuvõte. Ukrainlane, kes õppis TalTechis laeva juhtimist ja alustas müügikarjääri Southwestern Advantage'is 2012 aastal, juba paneb valesti. 2015, jah. Kokku 13 aastat, mis olid metsikud, rasked ja unustamatult head. Esimesel müügisuvel lõpetas ta Euroopas 7. kohaga, no siin ta räägib selle sama asja ja siis tegelikult räägib selle pointi, mis sa eelmises podcastis rääkisid, et COVID esimesel aastal 2020 asutas ja juhtis ta ise G4S Eesti esimese otse müügimeeskonna Nublu projekti jaoks müüs 8 nädalaga üle 3000 tellimusel põhineva toote tarbijatele. Ja siin on see closing protsent on ka sees või see, kus sul oli 2000 koputasin Eestis 2000 uksele, sain 1055 klienti. Ja 1800 midagi ja oli. Et see on esimene otsemüügi projekt Eestis. Nad on varem olnud, see oli esimene, mis oli nagu full door to door, kus me nagu tegime, ütleme, selle USA suve moodi ja see on põhjus, miks meil nagu läks hästi. Aga noh. Jah. Tore näha sind. Jaa. Aga nüüd sa tegid 9,5 suve, nüüd kontrastiks eelmine osa oli Andres Arjakuga, ta tegi 3,5 suve. Kuidas su kogemus Southwesternis raamatumüügiga on olnud, sest paljud teavad seda? Kui sa oled... jah. Me ei sponsoreeri mida. Kuna nad ei ole sponsorid, siis selleks, et ei tea. See on Kali. Lihtsalt ja ma vahetasime pudeli. Et minu kogemus. No ega ma ütleks, ei ole kõikide jaoks. Ma arvan, ma võib-olla alguses tean sellise setupi, et ma ei ole Eestis pärit. Ma kolisin siia, ma olin põhikoolis ja ma tegelikult ei oska eesti keelt. Et kui ma midagi valesti räägin, siis andke andeks. Хорошо. Aga nüüd Southwestern, tead, kui ma olin esmakursuslane, siis ma arvasin, et ma teen seda ühe korra ja kõik, et mul oli nagu selge pilt, mida ma tahtsin saada sellest projektist. See oli siis soft skills. Ehk siis nagu suhtlemisoskus ja no ma olen introvert, vaata, mulle ei meeldi inimesed. No mulle ei meeldi suhelda inimestega nii nagu, ütleme, naturaalselt, nagu meeldib neile, kes on expressive ja ma ei osanud seda ka väga hästi teha. Mis sa tavaliselt tahaks teha, kui sa inimest näed? Sõltub kes. Sõltub keda. Ja. Aga siis ma sain aru, et no okei, raamatumüük, mida ma saan õppida sellest ja ma arvan, ma üldiselt vaatan asjade peale oma elust niimoodi, et kui näiteks jõusaal, siis ma ei lähe sinna nautima seda, nagu seda. Mulle meeldib tulemus ja raamatumüügiga oli samamoodi, et mulle meeldis tulemus, mida ma nägin inimeste pealt, kes on seda juba teinud. Et siis need inimesed, keda ma nägin office'is, kui ma kandideerisin, see inimene, kes viis läbi mulle intervjuud, ma nägin, et tal on need skillid olemas. Kes oli Sergei Žunajev? Sergei Žunajev. Ja siis ma nägin, et tal on olemas need skillid, mida ma tahaks endale saada. CV paremaks teha, inglise keel. Perekond, millega saab elada Ameerikas. Ja oota, perekond? No, USA's host family. Et see, nendele, kes ei tea, mina käisin ka 5 suve ja see käib siis niimoodi, et sa lähed pere juurde, kellega vahel pead raha maksma, vahel ei pea mitte midagi maksma ja siis sa lihtsalt elad nendega, kuna sa tuled ainuke aeg, mis sa kodus oled põhimõtteliselt öösel. No, välja arvatud pühapäev, aga tegelikult ma ütleks, et programm on muutnud sellest ajast, kui sina seda tegid või kui ma alustasin.
et praegu meil on selline nagu, ma ütleks isegi nagu host family päev, et me nagu veedame nendega päeva ja nii edasi suve lõpus, et ma ütleks, see on natuke teistmoodi nüüd. Aga anyway, ja ma tahtsin need asjad saada, mulle meeldis see idee, et see on kompaktne, see on suvi ja siis, kui mul läheb hästi, ma teenin raha ka. Et aga suve keskel ma hakkasin tähele panema, kui Sergei on tegelikult osav inimeste, kui osav manager ta on. Ja kuidas ta nagu motiveerib inimesi, kuidas ta coachib, kuidas ta teeb otsuseid, kui rahulik ta on, kui mingi stressi olukord on. Ja siis sa nagu nägid seda, sa tahtsid endale seda? Esimese suve keskel ma hakkasin mõtlema, et no enne mul oli see idee peas, et ma olen hea tüürimees, ma õppisin Mereakadeemias. Ja siis ma mõtlesin, okei, müügiskill on hea, no skillid, mis ma saan müügist on head, õpin ära. Ja siis esimese suve keskel ma juba hakkasin mõtlema, et äkki teeks veel 1 aastat, sest ma nüüd näen, et kui ma saan näiteks student manageriks, see on siis järgmine promotion, kui sind valitakse tagasi. No see ongi põhimõtteliselt siis sa oled nagu lähed selle kohta öeldakse first year ja siis no, esimese aasta nagu müügiinimene ja teisel suvel sa saad juba nagu mingi juhtimiskogemuse. Vahepeal mitte. Nii et meil on niimoodi, et mõned ei saagi promotioni, et kui nad tahavad uuesti minna, siis mõned on, kes on 2 aasta first yearid. Ongi nii või? Et nad lähevad nagu lihtsalt müüma, neil ei tule nagu mingeid lisakohustusi juurde. Okay. Kui nad ei olnud piisavalt head selleks, et juhtida tiime, sest sa saad seda juhtimistreeningut ja management treeningut, see on vastutus ja no, kui sa ütlema ei saa mõned asjad, no ei deliverda mõned, sorry, estonglish, ei deliverda mõned asjad, siis no sa saad nagu veel kord õppida. See on loogiline, kui sa lased mingi lohaka inimese sinna, siis ei, seda ei katki asjad. Jah, ma arvan, on hea, et sa nagu ütleks, et meil on see areng olnud ja COVID on tegelikult hästi palju aitanud meid sellega, et ma arvan, et see programm iga aasta saab nagu paremaks ja paremaks ja paremaks ja ma olen väga excited. Ütleks, I'm very happy for those who are gonna do it for the first time, sest nagu see programm on arenenud ja see on palju, ma ütleks, on parem, kui ta oli 10 aastat tagasi ja eks nagu kõik asjad arenevad. Sinu esimene suvi oli päris hea, sa olidki top 7 Euroopast või mis ma olin number 7 Euroopas, aga see ei olnud nagu algusest. Anyway, ma ei lõpetanud, et ma nägin, et kui osav tegelikult Sergei on managementis ja siis ma hakkasin mõtlema, et tegelikult kui ma tahan kõva karjääri teha, kus iganes, mingi hetk ma hakkan inimesi managema ja kus ma seda õpin. Ma olin 18, kui ma olin esmakursuslane, kes annab sellise vastutuse tüüpile, kes on 18-19 aastat vana, manageda tiimi. Mitte nagu kooli projekt, kus on nagu, ma ei tea, mine seal klassi ette ja räägi, loe PowerPointis maha, aga nagu reaalsed inimesed, reaalne vastutus, reaalne, lähed suvesse nendega ja sinust sõltub, kui hästi teistel läheb, nagu, et see on tegelikult päris suur vastutus. Ja siis ma kandideerisin, ma sain kohe management programmi ja ma mõtlesin, et okei, just 1 more year ja siis ma hakkan oma asja tegema. Ja teisel suvel ma olin nagu siis Sergeile abiks managerina ja siis nüüd ma hakkasin tähele panema, kui head ta liidrioskused on. Varem ma mõtlesin, et management on leadership on sama. Aga kui ma siis sain manageriks, ma hakkasin nägema, et tegelikult see ei ole sama ja palju managere, nad ei ole liidrid, ei ole head liidrid.
ja mõned inimesed, kes on liidrid, nad ei ole tegelikult managerid. See on lihtsalt position, aga nagu leadership ei ole position. Sa oskaks väga lühidalt selle vahe sisse tuua, kes on hea liider ja kes on hea manager? Ma arvan, et paljud ei saa sellest aru. No management on, ütleme selline, no sellest võib tund aega rääkida, kui lühidalt, et management on, kui you're trying to lead from behind ja ütled inimestele, mida teha, aga nagu ise ei tee. Leadership on see, kus sa oled in front ja vahepeal on inimesed, kes on näiteks esimesel suvel näitavad eeskuju ja neil ei ole seda positioni, neil ei ole vastutust, aga nad oma eeskujuga nagu aitavad teisi olla nagu parem versioon endast, sest nad tõstavad standardid üles. Ja siis ma nägin, kui hea tegelikult ta liider on, et kui ta käidub inimestega, kuidas ta käidub inimestega, kuidas ta teeb raskeid otsuseid, kuidas ta näiteks konfrontib inimesi, kui vaja. Ja ma mõtlesin, et okei, tegelikult ma sain aru nüüd, kuidas müük käib enam-vähem. Ma nüüd sain aru, kuidas see management käib. Tahaks proovida seda leadership värki, sest kuna võib-olla see on minu kogemus, aga kui ma tegin sporti, siis minu sport oli individuaalne, et mul ei olnud nagu tiimi seal, kus oli kapten, kes pidi liider olema. Mis sul oli sulgpall ja see mul oli järjest oli ujumine, siis oli judo, siis oli sulgpall ja see oli individuaalne sport. Need on kõik individuaalsed spordid ja puudus see nagu liidrioskused mul. Aga ma alati tahtsin proovida, aga kunagi ei proovinud. Ja siis ma mõtlesin, teen veel aasta. Ja siis mul läks hästi ja ma sain promotioni. Mulle pakuti sales liidri promotion ja siis been there ever since. 9,5 suve ise käisid ja 4. suvest ma olin siis müügijuht ja ma käisin, tegin ise 9,5 suve, 9 täissuve ja siis viimane ma jäin haigeks kahjuks, et ma tegin siuke pool. Aga kas ei ole kõigil niimoodi, et need, kellel on see, kes on nii kaugele jõudnud, et neil on viimane suvi, siis lõppu tuleb ainult poolik suvi või? Nüüd ei ole, et see nagu, ütleme see lõpp, ta tegelikult ei tähendagi nagu lõpp, et kui sa saad teatud tulemused kätte, siis nad võivad sulle pakkuda siis DSL promotioni, see on siis nagu ütleme see tähendab district sales leader. Kui otsa tõlkida, siis on nagu regionaalne müügijuht. Ja seda tavaliselt pakutakse inimestele, kes on siis juhtinud suure gruppi juba ja keegi peaks nagu office'ist töötama nendega coach ima, et ei saa olla nagu fieldi peal, sest ta lihtsalt ei jõua kõik asjad ära teha. Et jah. Sõldub, mõned saavad peale 5 suve, mõned saavad peale 10. suve, peale 5. suve, mõned saavad peale 15. suve. Et jah, aga mõned inimesed tegelikult käivad lihtsalt müümas iga aasta. Et mul on sõber, kes on siis hetkel mitu korda 10 aastat järjest käinud ja ta kunagi see management või leadership ei ole teda huvitanud ja ta lihtsalt käinud ise müümas. Ma ei tea, tal meeldib. Et tal see tuleb hästi välja ja ta teeb Eestis ka otsemüüki, et see nagu Ameerikas raamatut müümine on tema jaoks nagu komandeering lihtsalt Ameerikas, et selleks, et natuke, ma ei tea, et so it would be fresh. Ei no, tegelikult ongi, me eelmine podcast Andresega rääkisime ka, see suht palju nagu kuvandab sükest müügi seda oskust, seal sa ju räägidki inimestega näost näkku ainult. Nüüd, kui sa tuled siin Eestisse, siis võib-olla tahad nagu ka midagi sarnast teha.
Sest Paljud et teavad. telefonimüük on hoopis teissugune. Paljud teavad jah. Et tahaks veel olla. Davai, milline läheb? Tunkel, pruun, roheline või oranž? Tõmbame loosi või? Oota, kuidas see käib? Jenigi. Oota, see või? Yeah. See on hea õlu. Mis suu see... Ma ei tea. Mul meeldib Corona. Mitte õlu, aga mis su arvamus esialgu SV-st oli Southwesternist? Ja sa teadsid sellest enne üldse, kui sa läksid müüma? Jah ja ei. Et ma mäletan, et kui ma olin esmakursuslane, siis ma olin raamatukogus. See oli siis eksamite periood talvel. Ja ma nägin tüüpi raamatukogus, kes vahetas ülikooli. Ta oli mu tuttav, kellega ma koos Hesburgeris töötasin, kui ma olin 12. klassis. Ja ta vahetas ülikooli ja ma mõtlesin, miks ta on siin, sest ta oleks pidanud juba õppima teises kohas. Siis ta ütles, et ta prints välja mõned dokumentid. Siis ma küsisin, milleks nad on sul vaja. Siis ta ütles, et ma lähen sulle Ameerikasse tööle. Siis ma küsisin, okei, mis tööd sa hakkad tegema seal? Siis ta vastas, et müügitööd, hakkan raamatut müüma. Siis ma hakkasin naerma, mõtlesin piiblid või? Adam, mida sa teed? Siis ta ütles, et kuule, ma ei viitsi sulle seletada, et näeme hiljem. Ja siis mul läks see meelest ära. Ja hiljem, 2 kuud hiljem, ma olin kodus ja siis ta helistas mulle ja ta ütles, et neil üks koha vabanes grupis, et tavaliselt meil on 2 värbamishooaega, et üks sügisel, üks talvel. Ja sügisel, kui kohad saavad täis, siis hakkavad ette valmistama neid, kes siis lähevad esimest korda Ameerikasse. Ja neil mõni inimene läks ära. Nii palju, kui mina teadsin, siis ta lihtsalt ei vastanud standarditele. Et ta sai kohe küll, aga siis talle anti kodutööd, aga ta ei teinud need nii hästi ja siis kui sa mitu korda ei teinud ära, siis nad võtavad su kohe ära, annavad järgmisele inimesele. Ja siis ma olengi see järgmine inimene, kes tulnud intervjuule. Ja see, mis ma arvasin, see on see, ütleme, see raamatute müük Ameerikas. Kui ma käisin ära infotunnil ja intervjuul, ütleme niimoodi, ma sain ideest aru. Kohe alguses, kui nad rääkisid sulle seal, siis sa said nagu aru, et mis seal saama hakkab? Ma arvan, ma olen... Või sa mõtled, et see nagu jõudis kohale? Ja, ma arvan, ma olen suht tark inimene, ma arvan. Mis asi tark või? Suht tark inimene. Et kui mulle nagu tund aega keegi räägib nagu, miks teised inimesed seda teevad ja räägib mulle detailid läbi ja siis ma küsin küsimusi ja siis mul on nagu mingi, kujundab mingi, see pilt sellest. Ja siis ma palusin, et nad annaks mulle kontakte neist, kes on käinud varem seda tegemas, ka TalTechist ja Ameerika Akadeemiast. Siis ma helistasin neile, küsisin nende käest küsimusi, kuidas neil suvi läks, mida te õppisid. Ja siis ma sain aru, et tegelikult see on midagi, mis aitaks mind minu eesmärkidega elus. Et ma arvan, et paljud vaatavad selle peale niimoodi, et selling books in America, who cares, like why would I do it? I'm gonna work in construction or I'm gonna do internship. Ma alles kuulsin ühe tüübi seda, et ta läheks hea meelega Norra ehitama. Või I'll do internship in Swedbank or whatever. Sest nad arvavad, raamatute müük nagu ei kõla hästi. Aga tegelikult, kui sa hakkad mõtlema, et see on umbes nagu jõusaal.
et kui sa nagu mõtled selle peale, mis see jõu seal on, et sa tuled kuskile ja hakkad tõstma raskuseid. jah, Kõlab sitesti, kui aus olla. jah, keegi viitsib. Aga inimesed teevad seda selleks, et nad näeks hea välja, eks, või oleks tervislikud. Et siis ma ütleks, et Southwestern pakub sellist programmi või pakub sellist programmi, mis oli minu jaoks nagu jõusaal, aga siis ettevõtmise suunas, et selline, minu jaoks ma tundsin ennast niimoodi, nagu ma tundsin ennast suvel, ma tundsin ennast niimoodi, nagu ma tundsin spordilaagris. Et see on siis ettevõtmise või ettevõtluse spordilaager, ma ütleks niimoodi. Et siis, kui sind valitakse, sa saad 100+ tundi ettevalmistust Eestis, saad müügikogemus Eestis, sa põhimõtteliselt õpid kõike, mida sul vaja selleks, et oma äri rannida. Ja siis, kui sa lähed Ameerikasse, sa siis mingi linna peal, mida sulle antakse, harjutud. Ja kui sa 1. september tuleb tagasi, siis sul on teooria kogemus ja praktiline kogemus ja reaalne tulemus. Saaks CV-sse panna vähemalt, et ma sain päris palju töökoha pakkumised. Räägi jah sellest, kui sa tulid pärast esimest suve tagasi, siis LinkedIn läks punaseks kohe või? Ma tegin endale LinkedIni esimest korda ja siis mulle kirjutati 2 korda, ma mäletan. Ja ma käisin ühel intervjuul ja siis see palk, mille pakuti, oli 2,5–3 korda suurem kui palk, mida ma sain enne esimest suve. Ja huvitav oli see, et ma olin 19, ma ei saanud mingi litsentsi või ma ei tea, ei olnud midagi sellist, mis nagu 3-kordistaks minu väärtust, ütleme niimoodi tavalises nagu ütleme in a regular meaning of that. Et midagi, nagu vaata arstid, et saad litsentsi kätte, sa oled arst, nagu makstakse hästi või ma ei tea, oled jurist, aga kui sul ei ole litsentsi, siis ei saagi palju raha. Saad palju, kui saad litsentsi kätte. Et sa saad nagu jurist olla. Enne oled lihtsalt abiline. Et ma olin esmakursuslane, sain siis teise kursuslaseks. Ja lihtsalt olin nagu suvel Ameerikas, tegin tööd. Ja siis mõni ettevõte nüüd pakub mulle 3 korda rohkem raha kui 3 kuud tagasi. Ja ma mõtlesin, vau, tegelikult siis see tähendab, et see oli kõva kogemus. Et et inimesed nagu panevad väärtust selle peale. Ja seal on ka see, et nagu tööandjad siis teavad juba, et mis sellega kaasneb. Eestis kõik teavad. Tavaliselt nad küsivad ka, et kui palju ühikut sa müüsid ja mitu korda sa olid OL. Organization leader siis. Sest nad tahavad teada, ongi nagu mingeid numbreid ja tulemusi reaalselt ja nad tahavad teada, kuidas sa inimestega töötad ja nii edasi. Aga sa ei läinud kuhugi tööle? Ma ei läinud, sest mul oli suur tšekk, mida ma sain. Ja siis ma tegelikult läksin intervjuule septembris, kui ma ei teadnud, kuidas see management programm hakkab välja nägema. Et kui suur koormus ja nii edasi, siis ma arvasin, ma saan teha 3 asjad korraga, et ülikool siis teiseks aastaks ette valmistada management kursused ära teha ja siis veel töö kõrval. Et ma mõtlesin, et saan hakkama, aga siis kui ma nägin, kui palju asju tegelikult tuleb teha, siis ma nagu mõtlesin, et ma siis Southwestern ja ülikool, et kuidagi niimoodi läks. Ja nagu oli et sa panid rohkem aega Southwesternisse? Ja ülikool ka, et huvitav oli see, et mu ema arvas, et ei tohi raamatut müüma minna, sest siis mu nagu
kui ma ütleme suvel ei valmista ülikooliks, siis kui ma nagu olen ära ja ei ole fokusseeritud või kui ma üritan need eksamid varem ära teha, siis need hinnad nagu see GP, keskmine hind läheb alla. Tegelikult iga aasta mul läks kogu aeg ülesse, sest mul oli nii palju vaba aega, mis teistel ei olnud, sest kõik hakkasid suves aasta sees tööl käima. Ja ma mäletan, ma istusin loengul või mingi harjutustunnil ja mingi 4 saab varsti 4 või 5 ja siis inimesed juba istuvad, mõtlevad, okei, nüüd ma lähen tööle ja ma siis olen 6 mingi 1 tööl ja nagu neil on mingi õhtuvahetus. Ja ma ei pea minema tööle. Kui mul on mingi intervjuu või mis iganes ma lähen, mida ma viin läbi siis või mingi treening, siis ma lähen office'i, jah. Aga kõva oli see, et meil oli vaba graafik. Et kui ma tahan, siis ma tulen, kui ei taha, siis ei tule. Ja ma põhimõtteliselt aasta sees ei käinud tööl alates esimesest suvest kuni siis baka või siis magistri lõpuni. Et teised just hakkasid tööl käima. Et ma ei tea, minu mentality oli see, et leida endale töökoht suveks, kus saab nii palju teenida, et ma saan terve aasta siis selle rahaga elada, et ma saaks nagu ülikoolis aasta sees olla fokusseeritud ülikooli peale. Ja miks nii oli, sest esimesel kursusel ja 12. klassis ma töötasin öösiti ja ma nägin, et see ei olnud nagu nii hea tervise jaoks ja tulemuste mõttes ka. Oota, aga nüüd intros sai mainitud, et investeerimine, portfoolio on suur. Mis sa enne ütlesid? Tegelikult ei ole. Ma olen vaene TalTechi vilistlane. Et sõltub, mis sa nagu pidad suureks. Oota, sõltub, kellele sa ütled ka või? Aga sul on nüüd naine ka, ta küsib ka juba, et tahab abielluda, et siis pärast lahutada ja 50% taskusse panna. Ei, ta ei küsi. Kusjuures me kohtusime temaga siin, et ta töötab siis ta on isegi poolakas, et ta töötab Poola grupiga, Poola tudengitega. Et ta on ise nüüd 5 suve teinud äkki, jah, 5 suve teinud. Oota, aga Eestist see sai, kas sa tead seda lugu täpsemalt rääkida, kuidas Southwestern Eestisse jõudis ja kus see nüüd siis on? Lätis, Leedus, Poolas, Venemaal ka või? Kus ta on? Ukrainas? 15 aastat tagasi oli Peterburis käinud tudengid ja mitte keegi ei tulnud? Moskvast ka. Et 2019 vist oli number 1 raamatumüüja oli Moscow State University. Aha. Praegu käib sealt aktiivselt? Praegu, et ma arvan viimane aasta, kui Venemaalt on käinud, oli 2019. Okei. Aga see tuli Eestisse, Peep Vain oli üks esimestest? No see käis niimoodi, et see oli nagu palju like many things in life juhuslikult. Ja. Et üks Southwesterni siis müügijuht, kes töötas USA grupiga, oli lennuki peal ja lennuki sees istus siis tema kõrval eestlane. Ma ei mäleta, kus nad lendasid, et ma kuulsin seda storyt. Siberis? Ei. Ja siis nad hakkasid chattima, et mida sina teed ja eestlane hakkas mõtlema, et
kõva programm tegelikult, et saaks sulle Ameerikasse raha teenida, oskused õppida. Et tol ajal vaata see oli siis 90 Eestis, et no väga palju raha ei saa teenida ja keegi ei tea, mis see müük või consulting on. Ja siis oli vist Peep Vain just, et see oli suht ambitsioonikas tüüp ja tahaks mõtlema, et no Eesti tundub nagu comfort zone. Et ma tegelikult ei saa nagu inimestest aru, kes on nagu terve elu Eestis elanud ja nad ei tunne ennast nagu comfort zone'is. Et mulle tundub, et kui sa käid isegi võib-olla mitte nagu suveks, aga töötad välismaal ja tood siia tagasi välismaalt nagu töökogemust, siis sa oled palju parem kandidaat, mis iganes ettevõtte jaoks, mis iganes valdkonnas, sest sul on nagu töökogemus, mida teistel ei ole. Sest kõik, kes on sündinud Eestis, neil on Eesti töökogemus. Kui sa käid välismaal, töötad välismaal, õpid välismaal ja tuled tagasi, siis sa oled nii palju ägedam nagu iga ettevõtte jaoks kandidaatina. Et ja, aga tulles tagasi sinna story'le, et siis ta otsustas minna ja oli USA tiimiga, ainuke eurooplane. Ei, tegelikult mitte võib-olla, olid UK-st ka mõned. Ma vist, UK-st olid tüüpid ja siis läks hästi ja siis järgmine aasta ta läks uuesti, kutsus sõpru kaasa. Kujuta ette, sul on nagu, see on 90-ndad ja sul on suveks selline töö Ameerikas, kus saab paar tuhat $1,000 teenida. Eesti rahas. 20-30 aastat tagasi. Et no, kui mul oleks sõber, kes teenib, ütleme, praeguses rahas mingi 10-15 000 suvega ja ta ei räägi mulle sellest programmis, ma tapaks teda ära nagu. Ja siis... Kuidas sa tapaks ta? With kindness. Õige. Ja tuled mõned tüübid, kes olid siis Pipedrive'i asutajad, et nad läksid ka raamatut müüma, tegid 2 suve ja kuidagi see oli siis nagu teatud, ütleme, sõprusringis värk, et sellised nagu ettevõtjad ja inimesed, kes olid sellise ettevõtliku mindsetiga, meelelaadiga, mis on mindset, meelelaad? Something like this, yes. Nagu on käinud ja ma arvan, et esimene suurim grupp läks 2001, kui nüüd UK-st müügijuhid olid siis saadetud Eestisse selleks, et teha esimese suure nagu ütleme infotundi Tartu Ülikoolis. Sest nad kogusid mingi, ma ei tea, 100-150 inimest ja tegid neile infotunni ära ja huvitav oli see, et need, kes tahtnud minna, nad pidid järgmiseks päevaks tulema Tallinnasse juba allkirjaga töölepingu peal. Päris jõhker, jah, ma kuulsin ka seda, see oli nagu täiesti, nüüd meil nagu see ongi see, et me teame, miks ma läksin raamatuid müüma, oli sellepärast, et mul sugulane käis, mul üks kooliõde käis ja ma teadsin nagu seda usaldus juba olemas, neil mõlemal läks hästi ka. Nüüd sa lähed mingi 30 aastat tagasi, mitte kedagi ei tea ja siis lähed. Aga nad ongi kõvad vennad hetkel, et ma tean neist, kes need 7 inimest. Neist ma tean isiklikult 3. Üks oli Andres Märtin ka või? No, neist ma tean isiklikult 3. Ja need 3 on miljonäärid. Multimiljonäärid. Et mingi korrelatsioon on olemas. Et no, ma arvan, et korrelatsioon on see, et nagu Richard Branson ütles, et if you see good opportunity and you're not sure if you can handle it, just say yes, sign up and you'll figure it out later.
kui sa oled õige inimene, siis sa figurdad välja. Aga jah, et varem see oligi niimoodi, et kui sa tahtsid, siis sa said proovida. Ja ma arvan, sellest tuli see, et paljud räägivad, et raske ja inimest ei saa hakkama, sest me lihtsalt lasime kõikidele proovida, kes tahtnud. Aga nüüd see on nagu palju rangem valimise protsess, et inimesed käivad läbi 4-5 intervjuud, siis kõik peavad Eestis 2 müügipäeva tegema. Ja kui nad ei olnud edukad, siis nad ei tule suvesse. Et näiteks kontrastis võib-olla sinu kogemusega meil on nagu minu grupis siis, et ma vastutan oma grupi eest, et oma grupi kohta ma saan öelda, et meil keegi ei jätnud pooleli viimase 3 aastaga. Kõik lõpetasid, kes alustasid. Ja me oleme päris paljud jätnud Eestis, et kes ei olnud piisavalt head kandidaadid ja See on siis niimoodi, et sa enne suve saad aru, et vaatad, et mingid valed märgid on. Ja. Mõned võivad öelda, et miks sa siis need võtad, aga tegelikult, kui nüüd aus olla, kui inimene tahab midagi, siis ta saab nagu näidata ennast sellises valguses, nagu ta on kõva vend. Yeah. Aga kui sa hakkad teda testima, siis tulevad need asjad välja. Ja sa ei saa need testida selle infomiitingu ajal, et siis testime ära ja vaatame, kes tuleb, kes mitte. Mis on head testid? Kuidas saad aru, et kas keegi on jutuvend või päriselt teeb? Kõigepealt piisavalt mees või niisama mees. Põhimõtteliselt saadad Siberisse, ütled, et kui sa tagasi tuled siit, siis tuled müüma ja kui ei tule, siis paka. See on story minu vanaisast. Mul minu omast ka. Ja minu vanaisal läks ka, plaagin oma vanaisa siin, ta läkski Siberisse, pärast tuli Eestisse, läks Moskvasse kooli ja siis tast õpetas veel siin, oli põhimõtteliselt doktor, oli siin Eestis, nii et põhimõtteliselt tema läbis selle testi, millest ma rääkisin, et saadad Siberisse, tuled tagasi, oled edukas. Ma ütleks, et ta oli edukas. Minu oli ka, et neid on palju, et ma arvan üks neist, mida me teeme, et selline nagu habit challenge, et me võtame mõned harjumused, mis on meil siis suvel iga päev, näiteks ärkamine, 7 hommikul, külm dušš, lugemine ja lisame midagi, mis oleks nagu midagi, mis tooks nagu füüsilise kormusega sisse. Näiteks jooksmine, et kui ma tegelikult seda podcasti lõpetan, siis ma pean veel 2 kilti jooksma. Siit koju lihtsalt? Ei, mul on jõusaal koju kõrval. Et et meil on selline nagu accountability grupp, nagu me valmistame suveks. Ma räägin sellest. Et ja siis me võtame need harjumused ja siis terve grupp teeb need järjest 8 nädalat. Esmaspäevast reedeni. Et weekend is off, tee mis tahad. Ja siis kõik märgivad, kuidas nad on neid teinud nädala sees. Ja selle põhjal me saame näha, kui järjepidev keegi on näiteks. Ja loomulikult kui nad jooksevad, siis nad teevad seda Stravas ja nii edasi, et see oleks nagu kontrollitav. Teine on siis müügipäeva testis. Kui inimene läbib 10 treeningut, siis me saadame teda müüma midagi Eestis ukselt uksele. Ükskõik mida põhimõtteliselt? Jaa, et selles suhtes ikkagi... Idee on selles, et nagu proovida, kuidas ta saab oma attitude'iga hakkama. Mis see tähendab siis nagu... Neile, kes jälle ei tea, suhtumine on Southwesternis on ka hästi oluline asi, millest kogu aeg räägitakse. Mitte ainult oskused, mitte ainult
mida sa teed ja aga ka see, et kuidas sa üldiselt nagu suhtud. Pilu, palun. No suhtumine on võib-olla vale sõna, et... Suhtumine on vale või? No, kui sa ütled attitude, siis on nagu nii palju rohkem asju sees kui nagu suhtumine, kui nagu ma suhtlen sinuga, vaata. Yeah. See on nagu teine, et attitude nagu üldine, ütleme character, sinu character, siis selleks, et olla edukas selles, sul peaks olema tugev character ja hea attitude, see on siis suhtumine asjadesse. Kui midagi sul elus juhtub, kuidas sa nagu suhtud sellega. Okay. Et kuidas sa nagu võtad seda, ütleme, challenge'i vastu. Kas sa näed seda nagu opportunity ja challenge või sa hakkad nutma? No, see on siis basic näide. Sa nutsid suvede ajal või? Kordagi? Ma ka vist ei nutnud. Okei. Ja sa põhimõtteliselt need, kellele anda mingisugune nagu task ette või mingi asi, mis nad peavad ära tegema. Kui ta hakkab virisema, pillima ja vinguma, siis sa ei võta teda suvasse minna. Et see on, ma võtan seda nagu sporditiimi. Et kui sul on inimene, kes ei ole valmis mängu jaoks, siis mis sa teed temaga? Kui sa võtad ta fieldile, siis ta tõmbab terve tiimi standardid maha ja siis nad kaotavad selle ühe tüüpi pärast. Et mida, siuke nali võib-olla, viskan naltsi või, et mida vähem inimesi, seda rohkem hapnikku. Mul on veel üks nali, ma ei tea, kes seda ütles, aga... Sellised emotsioonid. See on just põhjus, miks mulle ei meeldi inimestega rääkida. Mulle ei meeldi emotsioone, mul ei ole endal emotsiooni, et see tüüp on emotsionaalne. Jah, et üks teine nali oli veel, pole inimest, pole probleemi. Ma ei mäleta, kes seda ütles. Stalin või? Jah. No see on põhimõtteliselt sama või mis sa teeksid, kui me ei elaks 2026, vaid me elaks mingi 1826, 200 aastat tagasi. Mis sa sükeste inimestega teeksid? Kas sa saadaks nad Siberisse või tuleks nad kuidagi panna tööle või? 1826. Jah. Kui see juures huvitav, et tegelikult need, kes kuulajad või vaatajad. Kuidas nad iganes tahavad, saavad kuulata ja vaadata. Jah, et tegelikult Southwestern oli asutatud siis 1855. Ja ma arvan, sa ise ei tea, ma olin kontoris USAs ja neil on siuke muuseum seal. Ma olen käinud, näinud midagi. Siis ma hakkasin lugema, mis seal on. Ja alguses see oli siis publishing company. Ta printis piibleid, mida ta siis saatis välja sõduritele nende USA sõda ajal. Ehk siis see, mis alguses arvasid, et Adam värbas sind mingisuguseid piibleid raudselt müüma, siis see tegelikult tõsi. Ei, see oli, see oli sõda ajal. Yeah. Ja kui sõda lõppes, sest tema arvamus oli see, et ta nagu lõi seda ettevõtet selleks, nad on USA-s kõik kristlikud. Ja siis ta lõi seda ettevõtet selleks, et nagu iga sõduril oleks piibel, et see oli tema idee. Ja kui sõda lõppes, siis ta kolis Memphisisse, Nashville'ist. Ja ta hakkas lihtsalt ajalehte printima, et newspapers. See oli siis tema business, tal olid kliendid, kohalikud ajalehed ja ta printis need. Ja mingi hetk ta siis hakkas mõtlema, et võiks pakkuda töökohta inimestele. Ja ta pakkus noortele, sest nad alati otsisid töökohta selleks, et suvel raha teenida kooli vaheajal ja ta pakkus neile, et kuule, mine müü need raamatud, mida ma printin ja ma maksan sulle iga müügi eest.
Ja päris hästi vist tol ajal juba maksis või? Ja see oli 1855. Et siis need noored müüsid need raamatuid, mida ta printis välja, need ajalehed siis need taludel Memphisi kõrval. Ja siis 1868 ta nägi, kui siis ütleme hästi see mõjutas noori ja ta pani sellise tudengiprogrammi püsti, et see oli siis nagu suveprogramm, et tal oli nagu see raamatu printimise business, mis meil siiamaani on, Southwestern Publishing, mis töötab siis terve aasta ja ainult suveleks siis nad võtnud nagu need noored tööle. Ja see siiamaani käib. Täiesti haige, mõtle tegelikult, sa oled mingi tüüp, kes teeb mingi raamatu printimisettevõtte lihtsalt ja siis tõenäoliselt see elab veel edasi 200 aastat ja nii edasi ja 200 aasta pärast on sama asi ja kuigi isegi raamatud on muutnud loomulikult, aga me oleme praegu tehnoloogia ajastul ja ma tahtsin tegelikult seda ka puutuda, et raamatuid müüakse aina rohkem, millal mingi paar aastat tagasi oli see müügirekord alles oli. See on siis Southwesternis ja see on siis raamatupoodides ka tegelikult müüakse päris palju. Ma arvan, kui guugeldada Worldwide Book Sales 2024-2025 iga aasta kasvab, sest inimesed, ütleme hariduslikult raamatut lastele, see trend kasvab, sest inimesed näevad, kuidas AI ja iPadid nagu mõjutavad last halvasti. They're more stupid. Retarded even. Ja siis nad üritavad kuidagi need nagu aidata, ütleme niimoodi. Et kuna meil on need hariduslikud raamatud, see on midagi, mis nagu valmistab need kooli jaoks. Ja see on, see trend kasvab, et AI on aidanud meid. Jah, on sul olnud kogemust ka inimestega, kellele sa oled müünud ja pärast on sul öelnud, et need raamatud reaalselt aitasid meid? Ja, et pigem need, keda ma kohtusin, kes on ostnud enne kellegi teise käest. Näiteks, hea näide, Alex Panov, võib-olla kutsu teda ka podcastile. Alex Panov? Ja Alex müüs Hutchinsonis, Hutchinson, Kansas perele ja ma tulin sinna 7 aasta hiljem või 6 aastat hiljem. Siis ma koputasin uksele päeval ja ma ütles, kuule, tule õhtul. Õhtul mees kodus ja lapsed kodus. Siis ma tulin õhtul. Mees tegi ust lahti, ütles, tule õhtul, naine kodus. Siis ma tulin õhtul, naine lasi mind sisse, ütles, we got these books from Alex few years ago. We love them. We want to see what you guys have. Siis ma olen nagu, wow. Okei, ma näitan. Siis ma näitasin raamatut ja kokkas samal ajal. Siis ta ostis minu käest $800 eest raamatud. Niimoodi, et 20 minutiga ja kokkas samal ajal. Ja siis lapsed olid kõrval, et jah, nagu teeme ära. Ja kuigi tal olid juba raamatud olemas? Ei, ta ostis nagu lasteraamatud ja lapsed juba said natuke suuremaks, läksid kooli ja siis tal oli midagi mata jaoks vaja. Mul oli ka päris palju neid, kellel oli varem olnud ja nad tahtsid uusi või siis olid ise kasutanud või keegi oli soovitanud. Ma ütleks, et iga teine, minu kogemus ütleb, et iga teine inimene, kes on varem ostnud ja ostab uuesti. Vähemalt minu käest, kui ma... Rääkisin eile Andresega ka, ta ütles, et tegelikult päris suur vahe on see, kas sa lähed kuhugi müüma, kus on varem müüdud ja kui seal on veel hästi müüdud, sul on nii palju lihtsam, kui siis võib-olla isegi see, et seal pole... need on kõik nagu sellised müügitehnikad või nagu müügikogemused on erinevad, aga kui pole nagu keegi varem müünud seal kohas, siis on ka nagu omamoodi keeruline, siis sa pead neile nagu täiesti uut asja minema seletama.
et vahel keegi võib arvata, et okei, et iga aasta käiakse müümas mingi 1000 tudengid lähevad nagu, kes neid enam ostavad, vaata, aga ostavad. Ma võin vastata selle küsimusele, et kui guugeldada, ma isegi huvi pärast guugeldan, kui palju last sünnitakse USA-s iga aasta. Kui mitu last sünnib? Kas neil, huvitav, kas neil peab olema rohkem kui Eestis? Kõige rohkem, kus oli Iisraelis või? Ja. Ma ei usu. How many kids are born in USA? Et siis in 2024 3,600,000. Ma Iisraeli kohta, sorry, ma ei mõelnud arvuliselt, vaid see iive lihtsalt, iive protsent, aga jah. No, ja et peaaegu 4 milli aastas last. Yeah. Meil käib 1000 tudengid iga aasta. Yeah. Keskmiselt tudeng näeb 2500 peresid. No mitte peresid, aga üldse nagu ütleme koputab 2-3 tuhat ust suve sees. Et neist, ütleme, mõned on vanurid, mõned ei ole lastega, mõned on pered. Ütleme, pool neist on pered, 1500 peresid. Siis 1000 korda 1500 on 1,5 milli. USAs iga aasta sünnitakse nagu rohkem last kui, et siis see on siis lapsed, kes on sündinud selles perekonnas, kes on juba varem olnud või siis uued perekonnad. Et siis USAs põhimõtteliselt tekib rohkem uud perekonnasid, kui me jõuame külastada. No, ongi. Et ja siis need, kellel on nagu lapsed olnud, kasvasid suureks, nad võivad midagi muud osta. Et või siis äkki varem ei olnud vaja, nüüd on vaja. Mis sa muud müüd neile? No kui nad olid väiksed, siis ostetakse lasteraamatud ja läksid kooli, ostavad matad, läksid keskkooli füüsika, läksid just põhikooli füüsika, läksid keskkooli näiteks college prep, et siis ACT ja SAT prep, igasugust asju. Ja pärast suve neile, keda motiveerib pidutsemine, siis suvelõpureis, jah. Siis on suur suvelõpureis. Pigem Sizzler, vaata, ma ei tea, kas me saame Sizzlerist rääkida või mitte. Mina käisin 2 Sizzleril, Tenerifel. No sa oled... Ma mäletan, kuidas sa käisid. Mismoodi ma käisin? Ma mäletan, kuidas sa käisid, et ma arvan, et ma ei saa seda rääkida siin podcastil, et muidu... Ma ei tea, tavaline reis. Sa oled 16 siuksel reisil käinud. Jah, et Sizzler on siis, kuulajatele või to the viewers. See on siis selline reis, kus Southwestern siis ostab välja... Sa pead selle välja teenima? Jah. Et kui sa müüd üle keskmise, sa saad sinna. Et siis peale suve, talvel, kui eksamid tehtud, kui sa suve müüsid üle keskmise, sa saad kohe sinna reisile charteriga Euroopast ja tagasi. Et Southwestern maksab hotelli ja piletid sinna tagasi. Siis ostetakse hotelli välja ja sinna tulevad nüüd nädalaks 250-300 tudengid. Laamendama. Naudima elu. Naudima elu. Ja nad on olnud Egiptuses, Tenerifel, Gran Canarias ja kujutage endale, et 250 tudengit. Noored ja ilusad. Noored ja. Mõned ilusad, mõned ilusam. Ühes hotellis, kus on all-inclusive alkohol ja pidud. Et ma arvan, sa naudsin need. Ma naudsin ka. See on põhimõtteliselt nagu, mina kasvasin üles maal ja see on, mul vanaisal olid lambad, et kui sa teed nagu selle nagu aida või selle ukse lahti, vaata, siis nad jooksevad, siis samamoodi niimoodi 200
jooksevad, kes on vahepeal siis on müünud raamatuid, õppinud koolis ja siis nad saavad minna Tenerifele ja siis sa teed selle ukse nagu lahti. Tasuta, kõik on tasuta, all inclusive. Nad jooksevad, mõni jookseb baari, no ei, nagu väga... Mõni randa, ja ei, nagu enamasti ongi randa, nad lähevad matkama, nad lähevad nagu loodust. Mulle meeldib, kuidas sa valid need asjad, mida öelda. Et nad naudivad loodust. Need inimesed praegu on suht tähtsad inimesed Eestis. Me ei saa nüüd need asjad rääkida, mida nemad on teinud. Ei, nagu selles suhtes ongi, et nad lähevad kultuur, nad käivad muuseumites seal, nad käivad... Ja 250 tudengid, siis nädal aega käivad muuseumis. Et on sul on mingi lugu ka, mis sa saad rääkida nendest reisidest või? Kui muuseumi mingit väga ilusat pilti nägid või midagi või? Või mis, kus sa käisid üldse? Tenerifel, Egiptuses? Gran Canaria, Egiptus. Need 3? Ei, no mul on olnud rohkem, mul oli need VIP ja teised, et kus sa nagu müüd 3 korda üle keskmise, siis on nagu muud. Et ma olen hetkel külastanud, no ma ei tea, mitu neid SV-ga tulnud juurde, aga kokkuvõttes ma olen külastanud 49 riiki. Ja siis 48 osariiki USA-s. Et... on sul mingi lemmik ka või? Osariik. Jah. Või kuhugi sa oled niisama ka läinud tagasi reisides või? No, kõik on okei, ütleme niimoodi, et mulle meeldib Eesti. Ma olen Eesti fänn. Sa juba eelmises selles rääkisid, mida me ei saanud üles panna, et sa oled suur Eesti fänn ja... Mulle meeldib Eesti, jah. Et see on nagu... Mis see koomiku nimi on? Ari või? Ari Matti, jah. Ari USA-s on nagu ma Eestis. No, nii hea on olla või? Te tegitegi võib-olla vahetuse? Vahetasime. Oota, aga sa täielikult... Ta tahab seda USA kodakondsust või USA green card, siis ma tahan Eesti. Sul ei ole või? Mul on Ukraina pass. Okei. No see ei ole nii hull, nagu sa saad ikkagi olla. Eesti ei luba 2 kodakondsust. Et ja Ukraina ei lase mind välja, kuna on seda. Mis siis saab? Oota, aga nüüd sul on Poola naine veel. Ja... Ma saan Poola kodakondsust. See on sama hea kui Eesti või põhimõtteliselt? No, natuke paar riike juurde võib-olla, kus on ilma viisata saab, aga ma arvan, kõik EU riigid on suht samad. Okay. Pean lihtsalt mõned nagu, sõnad selgeks õppima nagu kurva bobber ja mõned jah. Kas ta mitu korda te tavaliselt omavahel päevas ütlete kurva boober? Tuleb vahel ette või? Või on see juba see nagu ära kulunud? Nüüd ei tule, see on juba see on ära vajunud. Okay. Oota, aga teda sa kohtasid ka nagu enda tiimi siis nagu luues? Sa käisid Poolas ka või ei käinud? Ei, ma ei käinud. Ma kohtasin ta mingit treeningul, ma arvan, jah. Müügitreeningul? Jah, see oli, ta tuli Eestisse ja siis oli mingi treening, et see oli jah, mitu aastat tagasi. Et mis mälestused sul on nagu Sislerist? Sislerist? Mulle meeldisid need liivarannad ja siis need nagu väga ilusad kunstiteosed. Seal olid sellised, ma mäletan, naised maalitud ja Mona Lisa või tähendab seal, me ei käinud seal Prantsusmaal, ma võib-olla mäletan natuke mööda. Aga nagu jaa, päriselt oli, see ongi täpselt siuke, et sa oled ülikoolis ja siis järsku saad mingisuguse reisi lihtsalt kuhugi, kus mitte midagi ise ei pea planeerima. Ja kui nüüd hästi, siis saad 3 reisi või 2 reisi aastas.
ja sa ei pea isegi nagu nii palju müüma selles suhtes, et nüüd sa ütlesid ka, et esimese aasta tudengil on see limiit isegi alla tõmmatud, veel lihtsam on saada. Ja mul oli ka, ma sain esimesel suvel selle, ehk siis seal oli vaja müüa see 1200 ühikut, ma müüsin, oligi 1300 või midagi sellist. Nüüd on 1000. Jah, nüüd on 1000. Nüüd on nagu igaüks saab minna. Üks ühik on nagu üks toode põhimõtteliselt. Jah. Keskmiselt nüüd, kusjuures eelmine aasta, kui me võtame terve Euroopa, siis keskmine müüja, kes läks esimest korda, müüs 1002 ühikut. Oota, mis mõttes, et nagu nii täpselt või? No jah, ma olen that data guy, et 1002 ühikut müüs keskmine esmakursuslane. Et nagu täpselt 1000 ühikut või tähendab, siis, keskmine inimene saigi et nagu siis 50, jah, Sizzlerile nüüd tulevad 50% inimestest. Kes selle kinni maksab üldse? Southwestern, jah. Jesus Christ. Ma ei tea, minul... Sa võid alumnina tulla ka, kui tahad. Saan või? No, sa lihtsalt maksad ise kinni ja tuled. Aga see on mingi discounti ka või? Ma arvan, see on suht sama. Aga Teder käis ja Kisküla käis, et nad ikka tulevad. Karl Holm käis, kui sa mäletad. Selle kohta oli see film, Matthew McConaughey mängis seal ja ta läks nagu high school'i tagasi. See oli Zac Efron. Ei, see oli Matthew McConaughey ja ta ütles sükse quote'i seal, et ta oli juba ise mingi 30 ja siis ta läks tagasi ja ütles, et the girls, I keep getting older, but the girls, they stay at the same age. Ta ütles natuke veel paremini seda. See, mis mu vanema rääkis mulle alati, et kui ma olin 20, ta ütles mulle, et minu abikaasa alles läks kooli. Täpselt. Aga ma ei tea, minu jaoks oli see, et see tundus suht süke no-brainer minna müüma, sest et ma ei tea, võib-olla mulle meeldivad nagu väljakutsed ja nii edasi. Aga mul oli ka sugulane käinud. No, nagu kes sul käis? Mari Kukkur üliammu käis ja tal läks ka hästi, ta sai ka peaaegu selle VIP-tripi. Esimesel suvel? Ei, 3. Ja. Mul kasuisal tema esimeses abielust on tütar ja tema parim sõbranna käis 20 aastat tagasi. 20? Ja, et 20 aastat tagasi. Ja siis ta nagu, kui ma olin selles protsessis, läbisin intervjuud, siis ta nagu ütles, et ta nagu küsis ja sest ema ei teadnud selle programmi kohta midagi, aga tema siis, ütleme, küsis ringi ja ütles, et norm värk, kui ma olen nii kõva vend, nagu ma räägin, et ma on, siis võib proovida. Ja tal oli ka hea kogemus või? Jah. Üle keskmise oli. Ta on nüüd edukas photographer Inglismaal peale. Kas sa tead kedagi Southwesternist, kes on nagu täitsa kodutuks ka jäänud pärast raamatumüüki või? Sa ütlesid eelmine kord, vaata, miljonäre on päris palju, aga täitsa sükest... Päris mitu, keda mina tunnen, et vahel lähed vaata kuhugi Balti jaama ja siis vaatad, keegi otsib sealt prügikastist, vaatad, et tšau, siin, ma ei tea, mingi Jevgeni. Mäletan sind esimesest suvast. Mis juhtus? Ei ole sükest asja. Ma ei tea neid. Ma arvan, inimesel alati võib midagi elus juhtuda. Et see on umbes sama nagu, kas igal TalTechi vilistlastel on nagu kodu või iga, ma ei tea. Ma isegi Prantsuse lütseumi vilistlas või mis iganes see kool on, et ma arvan, juhtuvad elus asju, aga nagu ma ütlesin, et ma arvan, et õige viis, kuidas mõelda selle kohta on, see on siis programm suveks, kus saab
õppida ettevõtlust. Samamoodi nagu jõusaal, see on siis viis, kuidas saada muskleid juurde ja tundma ennast paremini, saada võib-olla natuke tervist juurde ka. Ja siis nagu mõned saavad sellest aru ja mõned ei saa sellest aru. Aga no, see on okei. See on jah, et mõned valivad endale töökoha ja vaatavad selle peale, kuidas see nagu kõlab. Ja nad ei vaata selle peale, mis nad sellest saavad. Et näiteks corporate värk kunagi mind ei huvitanud, sest ma nägin, et no okei, see kõlab hästi, et sa töötad mingis pangas või IT-ettevõttes, aga tegelikult mis sa nagu sellest tööst saad nagu enda jaoks. Mul tundub, et inimestel on nagu keskaeg kriis tavaliselt, kui nad tunnevad, et nad ei saa oma tööst seda, mida nad tahaks saada. Aga kuidas see Southwestern... Nad ei mõtle selle peale, kui nad on noored, vaata, et nagu mitte see, et I want my job to sound cool, but what I actually want to get from like my job. Mul meeldib mõelda niimoodi, et on siis 3 asja. There are 3 things I want to get out of my career. Ma tahaks, et see oleks impactful teiste peale. Mulle meeldib töötada noortega. Et mulle meeldib see impact, mida ma loon teiste peale. Et siis impact. Yeah. Teine on siis earn aspect. Et ma tahan, et mu sissetulek oleks sõltuv minu effortist ja minu tulemustest. Meie sissetulek sõltub tulemustest. Yeah. Ja sa saad ise nagu luua seda. Nii palju, kui mina müün, see on, mida ma teenin. Ja 3 on siis learn. Et minu töö oleks huvitav ja ma iga aasta tunneks, et ma õppisin rohkem kui eelmine aasta. Ja võib-olla see ongi põhjus, miks ma olen siin juba 10-11 aastat. Et ma tunnen, et ma iga aasta õpin rohkem kui eelmine. Ja see panen mind ennast hästi tundma ja ma arvan, see on midagi, mille peale nagu noored ei tule. Nagu alguses, kui nad valivad endale karjääri, nad valivad, et Wise või Swedbank sounds cool ja I'll get a cup or neil on ilus kontor. Ja miks sa ütled, et see Southwestern siis on selles suhtes parem, et sa õpid iga aastaga rohkem? Ma ütlen, et see on nagu parem kui Swedbank või Wise. Iga inimene on erinev ja peaks ise valima, mis parem tema jaoks on. Et ma arvan, et Southwestern on parem kui muud võimalused. Kui me võtame need nagu mitte töökoht, aga võimalus. Sest see, mis sa saad vastu, aitab sind rohkem kui mingi muu kogemus. Et kui me võtame nüüd need asjad kõrvuti, 3 kuud pangas, 3 kuud IT-ettevõttes, 3 kuud insenerina ja 3 kuud raamatut müümises. Ma olen 29. Kõik mu kursakad või siis klassi vennad on igal pool, igas valdkonnas. Keegi ei saanud mulle siiamaani tõestada, et nagu on 3 kuuga seal saanud internshipi, sest Southwestern on internship. Internshipi ajal saanud rohkem, kui nad oleks siin saanud ja päris paljud on mulle öelnud, et kurat, miks sa nagu ei kutsunud mind kaasa. Mul on olnud paar inimest, kes on näiteks mind follownud Instagramis ja mingi hetk kirjutanud, et kuule äge, et aitäh, et nagu inspireerid, et see oli väga tore kuulda. Mul on olnud üks tüdruk, kes käis infotunnil ja intervjuul ära, aga kuidagi hakkas kartma ei tulnud suvesse. Ja aasta hiljem ise kirjutas, et kuule, ma otsustasin, et ma nüüd kandideerin ja mis mind mõjutas on see, et sa nagu paned need eesmärgid sinna ülesse ja sa nagu hoiad ennast accountable ja nagu näitad, et sa nagu teed need asjad, mida sa ütled, et sa teed. Ja tema nüüd käis ära ja ta tuleb nüüd teise suvesse, et
endal mul on hea tunne, et ma kedagi mõjutan oma eeskujuga. Vot. Aga muidu aitäh, et kutsusid. Et... ja ei, ma tahtsin lõppu lihtsalt öelda, et see 4. suvi, noh, ma ise kõrvalt nägin ka, sa olid väga hea liider ja nagu seal orgis oli ülihea töötada ja teistele ka hullult meeldis ja neil läks hästi. Et ma loodan jah, et oli kõva suvi. Let's do it. Aitäh sulle. Aitäh sulle. Ну, veel. Блядь.